Ja kui see arv R on suurem kui 1, siis levib viirus eksponentsiaalselt kiiresti ja varsti on hullumaja. Maailmas on palju keerulisi süsteeme, mis koosnevad pisikestest osadest. Nii, siin on minu peenar, lemmikõunapuu. Siin on mul kõiksugu lilli, küüslauku, sibulat, porgandit. Minu nimi on Juhan Aru ja olen matemaatik. Matemaatiku jaoks on päris maailm keeruline, tema tegeleb lihtsustatud mudelitega. Ja täna tahaksin tutvustada, kuidas lihtsa matemaatilise mudeli abil saab mõelda koroonaviiruse levikus, kuidas mina sellest mõtlen, kuidas mõjutab seda levikut vaktsineerimine. Mudel ise on väga lihtne. Me mõtleme, et kõik inimesed on ühesugused ja iga haigestunu koroonaviirusega nakatatu annab viiruse edasi teatud juhuslikule arvule inimestele. Selles kontekstis olete kuulnud ilmselt R-kordajast, see tähendab lihtsalt seda arvu, palju keskmiselt iga inimene edasi teisi nakatab. Ja kui see keskmine arv R on suurem kui 1, siis levib viirus eksponentsiaalselt kiiresti ja varsti on hullumaja. Kui see R aga jääb väiksemaks või on võrdne 1-ga, siis sureb viirus üsna ruttu välja. On tegelikult imeline, et üks parameeter määrab kõik. Vaktsineerimise tagajärjel jäävad aga osad nakatumused ära. Ja keskmiselt nakatunute arv läheb seega alla, R-kordaja läheb alla. Näiteks kui vaktsiini tõhus on 80%, siis toimib nakatumine ainult 1/5 endistest juhtustest. See tähendab, et R-kordaja lähebki kohe 5 korda väiksemaks. No muidugi reaalsuses ei ole kõik inimesed vaktsineeritud ja kaitseefekt ei tööta siis kõikide inimeste jaoks. No siis aga saame teha uue lihtsa arvutuse ja näiteks kui vaktsiin on 80% tõhus, 75% on vaktsineeritud, langeb R-kordaja 0,4 peale algsest. Karja immuunsus tekib siis, kui see uus arvutatud R-kordaja langeb läbi 1. Siis sureb viirus kiiresti välja. Näiteks algselt oli COVID-i R-kordaja umbes 2,5 vahel. Ja kui meil on vaktsiin tõhususega 80%, kui 75% inimesi ennast vaktsineerib, siis see levik piirdubki. Viirus sureb välja, tekib karja immuunsus. Me peame need arvutused uute tüvede võtmes üle vaatama, sest delta tüvi on salakaval ja levib palju kiiremini. Tema algne R-kordaja on umbes 4 ringis, hinnatakse. Ja sellisel juhul tõhususe 80% ja 75% vaktsineeritutega karja immuunsust me ei saavutakski. Aga sellest hoolimata mõtlen mina, et matemaatiliselt on selge, vaktsineerimine on kasulik. Ja isegi kui vaktsineerimine ei vii R-kordajat alla 1, siis tema vähendamine mõjutab viiruse levikut drastiliselt elanikkonna tasemel. Vaktsiin ei ole mingi imekilp, ta ei ole imerelv, aga ta on üks paremaid kilpe või relvi, mis meil selle viiruse vastu täna on. Vähemalt matemaatiku vaatevinklist.